Paljude jaoks on kuumad 90-ndad jäänud meelde pidude, lõbutsemise ning vabaduse ajajärguna. Nii see ka oli. Eesti oli täis pubisid, baare, diskoteeke ja suvetuure ning nende pidajatel oli vastupidiselt tänasega mure, kuidas inimesi ära mahutada, mitte kuidas rahvast kohale meelitada. Kogu selle peo ja mürgli juurde käis loomulikult alkohol, mis pahatihti viis kurbade tagajärgedeni. Kogenud avarii korrapidajad, kes tööd teinud ka miilitsa koosseisus, teavad rääkida, kuidas nõukogude ajal visati korralikult viina, kuid tõeline hullumaja läks lahti taasiseseisvumise järgsetel aastatel. Muutusi ilmestab hästi ülikooli kliinikumi vastuvõttu raskete ajutraumadega pöördunute statistika. Kohe koos vabaduse laulude ja vabaduse kelladega tuleb tagasi see kõige lubatavuse tunne ja siis ei jäetud mitte selle vana platoo, vana taseme juurde pidama, vaid pandi sellest ikka 2 korraga üle. Nii et tõepoolest tapmised, rasked vigastused, suremus alkoholimürgistustesse, kõik need näitajad vabariigi esimeste aastatega mitmekordistusid. Lisaks muutus liiklus tänavatel oluliselt tihedamaks ning läänemasinad olid nõukogude autotööstuse saavutustest kordades võimsamad. Mida toodi? Toodi rehve, toodi autosid, mida keegi läänes oli juba korra ära visanud. Ja me omadele käisid küll, siinsed osamnäpud panid nad liikuma ja teised osamnäpud siis sõitsid nendega ringi. Sellegi poolest oli liiklustiheduse ning karmi statistika suhe täielikult paigast ära. 1991. aastal hukkus liiklusõnnetustes 491 inimest. Sellisest arvust oleme õnneks kenasti kaugenenud. Möödunud 2016. aastal hukkus 71 inimest. Seega paarikümne aastaga on toimunud meeletu hüpe. Liiklussurmade arv peaaegu võrreldav esimese vabariigi aegsete liiklustega, kui liiklust kui sellist ei olnud üldiselt olemaski. Ütleme niiviisi, et Rumeenia ja Leedu kõrvalt oleme praegu ikka üsna kenasti seal positsioneerume Tšehhi, Austria ja sinna kanti. Mille arvele seda aga panna? Ühe tegurina loomulikult ühiskonna üldine areng ning paika loksunud moraalinormid. Enam pole kombeks paarutada ühelt peolt teisele, roolis joobes peokaaslane. Tõesti nagu me läksime ühest formatsioonist teise, see oli selline tõesti kauboi kapitalismi aeg, et vanasti kauboid hurraa andsid hobusele piitsa ja siis hobune põrutas üle selle preeri, et olm taga lendavas. Samamoodi siis ei antud küll käega piitsa, aga anti parema jalaga nii-öelda seda lapatsit ja siis vajutati niiviisi, et tõesti see killustik, mis oli toona nõukogudest kehv jäänud, lõi BMW alt ja kui see suitsu ka veel tuli ja siis mootorituurid oli ikka hästi põhjas. Et kui niiviisi see sõita, siis kõik mehed tundsid, see on vabadus, kõik kihutasid kuhugile, ma ei tea, nagu preeria hobusega kihutati kuhugile preeria loojangu poole. Erinevatest riskikäitumisega seotud ohtudest hakati aja jooksul üha enam rääkima. Alates 2010. aastast on joobes juhtide süül hukkunute arv jäänud alla 20. Jokis juhtide süül hukkunute rekord 124 inimest jääb aastasse 1994. Sellegi poolest ei pälvinud liiklussurmad omal ajal kuigi suurt kõlapinda. Ajad olid karmid ning allilma tegelaste arvete klaarimised leidsid hoopis enam kajastamist. Võib-olla tõesti, et need mafiasõjad olid kuidagi huvitavamad ja ägedamad ja tapmised liiklusõnnetustele palju ruumi ei jätnud. Et selles mõttes võib öelda küll, et liiklusõnnetused olid tagaplaanil ja niisugune mõrvad ja tapmine rohkem ees. Tuhande 995. aasta novembris, mil taasiseseisvunud Eesti liikluses oli oma otsa leidnud juba ligi 2000 inimest, juhtus Tartus Eesti ajaloo üks traagilisemaid liiklusõnnetusi, milles hukkus 6 inimest. Laupäeva 18. novembri varahommikul kella 6:30 paiku kihutab punane 3 BMW mööda Võru tänavat suunaga linnast välja. Selja taga teekond Annelinnas asunud Amori baarist, kuhu mindi edasi pidutsema pärast restoran Kaunase sulgemist. 2 uksega BMW-sse olid end mahutanud 8 inimest. Roolis olnud noormehel oli süles ka neiu.
veidi enne Aardla risti kaotab juht auto üle kontrolli ning masin paiskub vastu paremas teeservas kasvanud paplit. Tollal Tartu politseiprefektuuri pressiesindajana töötanud Peeter Rehemaa käis ka ise varahommikul sündmuskohal, kus avanenud pilt on mälusoppidesse talletunud. Oli veel pime ja tänavavalgustus oli seal tol hetkel üsna tugev, seal oli niisugused heledad päevavalgustid. Teistpidi see oli ju metsakombinaadi värav ja see plats iseenesest jäi natukene nagu varju ja need mütakad, mis seal igal pool laiali olid, nende identifitseerimisega läks tükk aega seal, et hakkad aru saama, kus on laip, kui palju neid on, mis asi see on, see plekikänkar oli ikka väga sür pilt oli. 29-aastane Ave, 19-ne Merilin, 23-aastane Sigrid, 28-aastane Riho, 23-aastane Merlis ja sama vana Hannes. Nii mõnestki neist jäid maha väikesed lapsed. 6 noore inimese elu nõudnud õnnetuse põhjuseid saab otsida uljuse ja alkoholi kooslusest. Maanteeamet võttis juhtumit häirekellana ning noorte manitsemiseks valmis dokumentaalne lühifilm Sünna. Kui me kohale jõudsime, siis oli selline natukene nagu jube vilt. Radiaator sisises, see oli ainukene heli, mis koha peal oli. Ei mingid oigeid, ei mingeid muid kannatanud häälitsusi, midagi kuulda ei olnud. Väga hästi töötas seal koha peal politsei, tollal nimetati seda operatiivgrupiks. Ja nad said kohe kontakti nende hukkunute tuttavatega, kes olid teise autoga siis nende järel sõitnud või jäeti linna peal võidu sõitnud ja mingil hetkel loobunud võidu sõitmast. Ja siis avastasid äkki, et oi, sõpru enam ei ole, autot enam ei ole. Inimeste vigastused olid niivõrd massiivsed ja niivõrd koledad, tõepoolest koledad. Et ka kiirabimeedikud, kes seda asja hiljem kommenteerisid siin ühe pooldokumentaalse filmi tarbeks, kõik räägivad täpselt ühtede samade sõnadega, see oli kohutav, see oli ma ei kasuta ülivõrdelisi sõnu sageli, aga see oli kahtlemata oli üks nendest kohtadest, kus tavaliste sõnadega rääkimine ei anna pilti edasi. Esmakordselt tulid Tartusse juhtunu üle arutama kõrged politseiülemused Tallinnast. Ka meedias räägiti avariist harukordselt palju. Varasemast on tuua näide, kus 5 hukkunuga liiklusõnnetusest ei ilmunud ridagi. Kas võib Tartu õnnetust just verstapostiks nimetada, kuid igal juhul leidis see laia kõlapinda ja ilmusid mitmed järellood. Postimehes kajastas juhtumit uudistereporter Jaan Väljaots. Ma ei arva, et see oli nüüd esimene selline liiklusõnnetuse lugu, mis mingi pöörde või murrangu tõi liiklusõnnetustest kirjutamises, aga sest tegelikult ma ise mäletan ühte hoopis varasemat lugu, kus 2 autot põrkasid laupkokkupõrkes kokku ja seal hukkusid siis mõlema autos sõitnud inimesed, kokku oli neid vist 5 tükki ja selle loo kirjutamisel ja kajastamisel jäi mulle eriti teravalt nagu meelde selle auto vraki juures, kui me vaatasime politseiuurijaga seda üle, siis see kõveraks vajutatud piduripedaal sööstunud autos, mille külge oli sulanud kingatald, mis nagu näitas seda viimast hetke sellest õnnetusest, et mulle endale näiteks too avarii justkui jäi palju paremini meelde, nii et seda Tartu lugu ma pidin isegi natukene vaatama oma arhiividest meelde tuletama. Selliseid lugusid on alati natuke raske kirjutada ja teha, aga mis minu meelest nagu nende liiklusõnnetuste puhul ongi hästi oluline, on see, et need lood ei oleks statistika. Et see ei ole see, et toimus avarii, hukkus 6 inimest, hukkus 4 inimest, hukkus 1 inimene.
vaid nendel inimestel on oma elu lugu. Paarikümne aasta tagust aega meenutades võib nii mõnigi asi tänasel päeval veidrana näida. Vaadates ühes 1995. aasta ajalehes uudist auto alla jäänud mehest paneb imestama, kui üksikasjalikult on välja toodud inimese vigastused, koljuluu murd, selgroo murd ja nii edasi. See oli ju see aeg, kus alles oli kujunemisjärgus kontakt politsei, meedia ja meediatarbija vahel ja ei olnud mängureeglid veel päris täpselt paika pandud. See oli veel aeg, kui räägiti asjadest nii, nagu nad on. Hästi lahtise tekstiga. Samas on tuua näide auto alla jäänud inimesest, kellele pühendati vaid väike nupuke, mille pealkiri isegi ei viita, et keegi on kaotanud õnnetu juhuse läbi elu. Liiklusõnnetustest räägitigi siis vähem, kuid krimimaailma tegemised pakkusid rahvale suurt huvi. Omaaegse Tartu politseiprefektuuri pressiesindajana andis Peeter Rehemaa suure panuse rahva uudistajanu kustutamisse. Üldiselt oli niiviisi, et eks ajakirjanikud ja neid abistavad siis pressiesindajad püüdsid siiski edastada maksimaalselt adekvaatset pilti. Ja huvi selle asja vastu oli ikka tõepoolest suur. Ja, mis siin pattu salatan, tegin sel ajal ka Tartu raadios politseisaadet iga hommikust. Ja see oli Baltic Media Factsi andmetel kuulatavuselt päeva absoluutne tipp. Ju see ikka inimesi huvitas, mis toimus, mis juhtus. Tänapäeval, mil hukkunutega liiklusõnnetusi jääb aina vähemaks, on sellised juhtumid alati pildis ning ametivõimud saavad seeläbi oma sõnumit edastada. Siiski ei pruugi puhtalt ametniku manitsused sõnumit inimesteni viia ning teatud juhtumite puhul on äärmiselt olulisel kohal taustalugu. See on väga tähtis see välja tuua, sest tegelikult sellest inimene õpibki, sest iga asi viib millenigi. Aga kui me vaatame ainult seda tulemust, siis see õppetund jääb tegelikult üldsuse jaoks saamata, sealt ei ole nagu midagi järeldada. Me võime öelda, et oli lihtsalt halb õnn. No minuga ei juhtu halba õnne, no ma ei sõida vastu puud. Ma teen kõik, et ma ei sõida vastu puud. Ega sa sellepärast vastu puud ei sõitnud, et sa loll olid, sa sõitsid vastu puud sellepärast, et sul oli mingi lõbus seltskond, ta häiris sind, ta segas sind, see laamendas, sa keerasid korra ringi, üritasid neid korrale kutsuda, sa ei arvestanud tee oludega, sa olid ise ka veidikene, svipsine järgmiseks hetkeks oli sul kurv vastu tulev auto ja puu. See lugu on väga oluline. Lähedased ei pruugi seda alati mõista, kuid näiteid on ka vastupidiseid. Uudistereporter Jaan Väljaots meenutab 2009. aasta juhtumit Järvamaal, kus sünnipäevapeolt koju kihutanud 4 noort hinge sõitsid autoga põllule, kus masin süttis ning kõik autos olnud hukkusid. Meile heideti ette, kui me Õhtulehes seda kajastasime, et miks te tegite neist justkui nagu kangelased, sest see tüdruk, kes seal hukkus oma poissõbraga koos ja noored, kes seal neid mälestasid, tõid sisse motiivi, et see oli nagu Romeo ja Julia hukkumise lugu. Et miks me tegime neist nagu kangelased? Nad olid ju purjus, nad kihutasid öösel, nad olid turvavöödega kinnitamata, pätid ja kaabakad, kes tuleb kohe hukka mõista ja rattale tõmmata. Aga kui neid kujutadagi ainult nii-öelda negatiivsete tegelastena, kellel ei olegi väärt elu, siis kõik need potentsiaalsed kihutajad, sünnipäevade pidajad ei pööra sellele loole üldse tähelepanu. Kui neil tekib mingisugune side, huvi selle elu vastu, mis elamata jäi, siis võib-olla see natukene ikkagi paneb ka mõtlema neid teisi, sest sama motiivi tõi ka selle sama tüdruku ema seal loos välja, et ehk selle loo rääkimine hoiab ära mingeid järgmiseid õnnetusi. Ta seal samas loos ka küll ütles, et küllap see varsti unustatakse ja elu läheb samamoodi edasi, aga mõneks hetkeks paneb inimesi mõtlema, kui me saame teada, kes need inimesed olid, mida nad tegid enne seda, kui nende elu katkes.
nii liiklussurmade kui ka näiteks tuleõnnetustes hukkunute arv on aasta-aastalt langenud. 90-ndatega võrreldes on seis suisa uskumatult hea. See on tingitud väga paljudest erinevatest teguritest, kuid meediakajastustel on läbi aegade olnud selles oma kindel roll. Tegelikult on jah, seal päris üks-ühene seos olemas, ka minu arvates. See on just see, et mida rohkem sellest rääkida, mida rohkem see jõuab meediatarbijani, seda suurem on võimalus, et meediatarbijate seisukohtades ja vaadetes toimuvad ka mingisugused muutused. Kindlasti ma usun, et see on hoiatav funktsioon, profülaktilis hoiatav funktsioon on politsei uudistel. Kui sa ikkagi tõesti näed neid asju, osa inimesi on selliseid, et neid ei pidurda miski. Aga enamik inimesi on siiski kaine mõistusega ja kui sa näed neid sodiks sõidetud autosid, kui sa näed inimesi, kellel on siin peal õhki, siis sa vast ikkagi hakkad mõtlema ka ja ikkagi kõik see, et politseis ju rõhutatakse ka politsei uudistes, neid turvavöö oli kinni lahti, see on alati leiab ära märkimist. See on ka ikkagi, et sa siin selle klõksu ära teed, kui ma olen kõrvalistuja siis, eks ole, vasaku käega juhina, parema käega ja paned ikka turvavöö peale, et kõik see on tulnud ka ikkagi ajakirjanduses kahtlemata andnud oma panuse ja sugugi mitte väikese panuse. Eriti selgelt näitab seda suhteliselt lähedane aeg 2007, kui teedel hukkunute arv hakkas musta rekordi poole liikuma. Tehti oluliselt nii sunni kui veenmismeetmed ja hakati pöörama liiklusele lausa riiklikul tasandil tähelepanu, kusjuures ka meedia kajastas seda ja kajastas just selles võtmes, et püüdis panna inimesi mõtlema. Miks ta on, miks ta sõidab ja kuidas ta sõidab. Tumedates toonides uudised paraku olid, on ja jäävad. See on paratamatus, millest meil kõigil on tegelikult midagi õppida. Surm, ka liiklussurm, see on püramiidi tipp. Ja asju tegelikult vanatakse paika palju madalamatel tasanditel. Ma ei saa aru, miks ei muutu Eestis üks number. See on joobnuna teel tabatud juhtide arv. Autode arv kasvab. Liiklusõnnetuste arv on kergelt langustendentsis. Liiklusvigastuste ja surmade arv on langustendentsis. Ja ikka on meil mingi täiesti adekvaatne hulk ja täiesti praktiliselt muutumatu hulk inimesi, kes ikkagi arvavad, et minuga ei juhtu. Juhtub. Ja just nemad on need, kes lõppude lõpuks tekitavad ka selle püramiidi tipu.